32. Poogarr ja elusau Hank. Ühel õhtul pärast mitmepäevast maru, kui tuul on juba raugenud, aga lained veel kõrged, sõuame koos isaga kaugele merele, et nautida lainetust õõtsuvas paadis. Äkitselt märkan, et lainete vahel ujub midagi. Mis kord ilmub nähtavana, siis sukeldub sügavale lainete vahele. Ilmub, aga kaob ka samas. Isa, hüüan ma, vahata, mis see võiks olla? Isa pöörab pilgu minu näidatud suunas. Sõuame sinna. Hüüab ta mulle vastuseks ja me sõuame sinnapoole kiirelt ja jõuliselt. Lähenedes märkame, et küllaltki tõenäoliselt on tegemist purjeka vrakiga. Me näeme üksikuid veel koos püsivaid laudu, mingit osa mastist koos rebenenud purjega, mis on keerdunud laudade ümber. Paistis, et keegi oli klammerdunud ka nende jäänuste külge. Vaata, laps, hõikab isa ja me jätkame sõudmist täie jõuga. Tundus, et vrakini jõudmiseks kulus terve igavik, aga lõpuks me sinna jõudsime. Kõhn, nii umbes 10–12-aastane poiss, oli klammerdunud kramplikult nende katkiste lauajuppide külge. Ta oli pool surnud, tema jalad rippusid lõdvalt alla ning tema pea loksus koos teiste lauajuppidega sinna-tänna. Tema silmad olid ilmetud, aga tema käed olid nagu kinni kasvanud plankudesse, mis teda veel pinnal pidasid. Üritame sõuda paadiga nii lähedale kui võimalik, aga lained heidavad meid jälle kaugemale, kuni isa lõpuks kätt sirutades saab haarata kinni vrakilt välja ulatuvast plangust ning tõmbab meid jõuga lähemale, nii et suudan lapse külmunud krampis käed vraki küljest vabastada. Lõpuks saame poolsunud poisi oma paati tõmmatud. Ta on teaduseta ja me sõuame tagasi nii kiiresti kui võimalik. Teenijad, olles juba aru saanud, mis toimus, tulevad mitme paadiga meile vastu. Isa kannab poisi majja. Seal peavad teenijad poissi jalgadest tõstma ja teda ülal hoidma nii, et tema pea allapoole rippu oleks. Isa surub samast ta rinda ja kõhtu rütmiliste liigutustega, et tema poolt neelatud vesi välja pressida. Lõpuks asetab isa lapse oma voodisse ja saadab teenijad minema. Nüüd juhtub midagi väga erilist. Kastikesest, mida olen pidevalt näinud seisma isa magamistoas ja mis on temaga alati reisidel kaasas, kuhu ta iganes ka ei reisiks, võtab isa väikese saua, mis meenutab risti ja lõpeb ülal rõngaga. Rõngast kindlalt kinni hoides hakkab ta kepikesega vedama jooni poisi keha kohal. Näen, et isa on seekord väga tõsiselt keskendunud ja kogu tähelepanu poisikesele suunanud. Ta hoiab seda saua algul hetke poisikese pea kohal, siis veab aeglaselt üle näo südameni, kus ta hetkeks peatub, ning jätkab vedamist üle kere kuni suguelunditeni. Edasi teeb samu liigutusi mööda käsivarsi kuni käteni ja hiljem mööda jalgu kuni jalalabadeni. Vaevalt saab isa asetada saua poisi pealaele, kui poiss kohe hingama hakkab. Isa jätkab joonte vedamist ja poisi hingamine muutus korrapärasemaks ning tema kehasse hoovas kindlust. Tasahilju tuleb ta teadusele ja kui isa veab viimaseid jooni, avab poiss korraga silmad, tõuseb istuma ja näeb täiesti tervena välja. Ootamatult viskub ta isa ette põlvili, kallistab tema jalgu, asetab oma otsaesise tema jalgadele, pidevalt nuttes ja nuuksudes. Isa tõstab ta üles oma sülle ning rahustab teda hellalt ja südamlikult. Poiss räägib keeles, millest saan aru ainult hingelise kontakti abil. Telepaatilised harjutused on mu peenemaid tundeelundeid juba nii palju arendanud, et ma tema sõnadele tähelepanu pööramata saan aru tema seletuse sisust. Poiss jutustab, et tema isa, kes oli kauge maa kaupmees, soovis tuua erilisi kaupu Egiptusesse ja neid siin müüa. Ta võttis kaasa abikaasa ja poja, et need saaksid Egiptusega tutvuda. Nad olid teel olnud juba mõned nädalad, kui torm tõusis.
Päevi möllava loodusjõudude vastu kestnud võitluses lagunes laev lõpuks tükkideks ja kõik uppusid. Tema ema ja mõned meremehed kadusid kohe lainetesse. Tema isa, tema ise ja osa laevarahvast suutsid veel vrakist kinni hoida, kuid ta nägi ka seda, kuidas ta isa lainetesse kadus. Ta isa ise klammerdus kõvasti selle külge, millest sai üldse kinni võtta, ja edaspidisest ta enam midagi ei mäletanud. Isa, palusin ma, kui laps, pisarad silmis, oli lõpetanud oma loo ja vähehaaval rahunes. Ehkki ma ta hinge kiirguses veel tohutut piina ja ebakindluse sünget tühjust märkan. Poiss ei kuulu siin maa peal enam kellelegi. Luba, et ma võtan ta enda juurde ja kasvatan teda. Menu õpetab talle kõike, mis on vajalik tema käitumisel. Ja ta võib saada ka templis õpetust. Sa ju näed, kui puhas hing tal on ja kui tark ta on. Tahan teda templisse viia, kus tema võimed areneksid. Siis saame näha, kuidas ta areneb ja milleks tal andeid on. Võib-olla saab temast preester, luba tal jääda meie juurde. Hästi, ütleb isa, võid ta endale jätta. Saatus, mis teid juba ammu on sidunud ning seob ka edaspidi, on määranud, et sina teda märkasid ja ta lainetest leidsid. Sisemiste saatuste seaduse järgi kuulub ta sinule. Meie vestluse ajal jälgis laps meid nii, nagu oleks ta kõigest aru saanud, ning nüüd viskus ta minu ette maha, embas mu põlvi ja püüdis kõikide võimalike väljendusvormidega oma tänu ja usaldust väljendada. Võtan poisil käest ja annan ta üle teenijale, kes talle riided annab ja teda toidab. Ta sööb nii hea isuga, nagu polekski äsja täiesti läbi olnud, vaid ainult pisut väsinud, ja kui talle ase minu tuppa tehakse, jääb ta koheselt magama. Lähen veel isa juurde terrassile. Ookeani lained rahunevad tasahilju ning me naudime päikeseloojangu värvide mänglemist. Isa, küsin ma, mis jõud selles sauas on? Millest ja kuidas on see tehtud? See mõjus lapsele nagu nõidus. Poiss oli ju pool surnud. Ja kui sa teda selle sauaga töötlesid, täitus ta nagu uue elujõuga. Isa vaikib hetke ja siis vastab. Poiss tõepoolest täitus uue elujõuga. Ka selle saua saladus kuulub pühitsemise juurde. Me peame seda saladust hoidma, sest see sau võib mõjuda ka surmavalt, mitte ainult elustavalt. Ja kui selle saua saladus jõuaks teadmatute ja egoistlike inimeste valdusesse, siis kasutaksid nad seda kohe kindlasti valesti. Sina oled pühitsemisele ju üpris lähedal ja oled õppinud ka vaikimiskunsti. Sellepärast lasin sul vaadata, kuidas ma last sauaga töötlesin. Tahotep seletab sulle selle saladus põhjalikumalt ja õpetab peale pühitsemist sulle ka selle kasutamist. Homme läheme tagasi linna ja sa lähed tema juurde. Oled enesevalitsemises juba tublisi edusamme teinud. Sinu pühitsemise aeg jõuab lähemale. Veel viimased õpetused ja sa saad selle. Vaikin meeleliigutusest. Minu pühitsemine on lähedal. Pikki aastaid väldanud ettevalmistavad õpingud on lõpuks ometi nii kaugele jõudnud ja mind lastakse templi salajasse pühamusse, pühitsetuna. Vaikime mõlemad ja jälgime pidulikus vaikuses suurepärast ja võimast päikeseloojangut. Need mõned õnnelikud vabad päevad kuluvad kiiresti. Oleme taas pealinnas, palees. Mina juhatan lapse, väikese õnnetu linnupoja, kes on oma pesa kaotanud tuppa ja räägin Menule, mis meiega juhtunud on. Menu võtab lapse kohe oma sooja südamesse ja kohtleb teda, nagu oleks see tema oma laps. Poiss näitab iseenese peale ja ütleb Bokhar. Ning kui me teda selle nimega kutsume, siis naeratab ta õnnelikult. Tema olemus on suursugune. Tema keha on peenike, hingestatud ja elav. Elastne ja painduv, aga samas ka tugev. Ta saab kõigest kiiresti aru. Algul õppis ta meie kummalise keele uusi sõnu ja väljendeid kuulmise järgi. Õhtuks registreerin ennast Ptahotepi juurde õhtusele vastuvõtule.
Lähen koos menuga juba nii tuttavaks muutunud teed ja kui templi lähedusse hakkame jõudma, mõtlen, et ima ei peakski enam uksel ootama, et mulle teed näidata, sest mu jalad tunnevad juba teed Ptahhotepi juurde. Aga templi ukse juures näen juba ima mahedat kuju pimedusest esile kerkimas. Tema puhas sädelus tungib kaugele ja ulatub ka minuni. Vaatan salamahti tema kaunist kuju ja mõtlen, kas saaksin tunnetada tema kehalist külgetõmbejõudu? Ei, kunagi ei saaks ma teda füüsiliselt armastada. Tunnen, et meie vahel on nii sügavale juurdunud hingeline armastus, et tunnen ennast temaga täiesti ühtsena, nagu oleks tema mina ja mina tema. Kuidas saaks siis armastada ja tahta ennast kehaliselt? Ima põlvneb samuti Jumala poegade rassist. Ka temal on pikerguse kujuga pea. Ta on puhas, ülev kui ingel, hingelisus ise. Kunagi ei saa ta mind füüsiliselt armastada ega mina teda. Ma küsin rõõmsalt, kuidas sa teadsid, et ma tulen? Kas Ptahhotep on sind mulle vastu saatnud? Ima naeratab. Kas sa ei ole sellega veel harjunud, et vaimselt ärganu olemus ei vaja mingit välist informatsiooni, et teada, mida teeb temaga vaimselt liitunu ja kus ta parajasti on? Ma keskendusin sinu peale, et teada saada, kas oled juba Vaarauga tagasi tulnud, et järgmiste ülesannetega, mis sulle ette valmistasin, tegeleda. Siis tabasingi sind teel siia. Ptahhotep ootab sind. Astu sisse. Homme saame taas koos tegutseda. Ima lahkub ning mina lähen Ptahhotepi juurde. Pideva enesekontrolli ja enesevalitsemise käigus, mille tulemusena võin saada 12 omaduste paari valitsejaks, olen õppinud seda, et ei juhi enam rõõmu füüsilisse kehasse ja selle asemel, et Ptahhotepile kaela hüpata ja teda kallistada, kiirgan armastust ja rõõmu, teadlikkust hoidvate närvikeskuste kaudu, aga põhiliselt siiski silmade kaudu. Kummardan sügavalt tema ees. Ta mõistab ja näeb täiesti teadlikult taltsutatud armastuse puhangut. See tähendab nende jõudude valitsemist, mis minus mõjuvad. Mina mõistan ja näen, et tema mõistab ja näeb. Ja me oleme hinges üks. Ohoo, see üks olemine tähendab 1000 korda suuremat õndsust kui füüsiline embamine. Tunnen õndsust selles täielikus üks olemises ja ootan, mida temal mulle öelda on. Tema silmad püsivad mõnda aega minul, täis armastust ja rõõmu. Tema pilk tungib takistuseta läbi minu. Lõpuks ta ütleb, aeg on saabunud, mil pead õppima tundma elu saua ja teiste meie seadmete saladusi. Suisa teadis, et oled selleks juba piisavalt valmis ning selleks ta kasutaski ette jäänud võimalust elusaua mõningate kasutusvaldkondade tutvustamisel, nimelt sellega elujõu siirdamist. Tule tänasest alates igal õhtul minu juurde, et ma saaksin sulle vahendada ülejäänud saladuslikke ilminguid. Järgmise päeva hommikul olen juba varakult templis ja me kõik rõõmustame jälle nägemise üle. Mulle meeldivad kõik neofüüdid, samuti nende neofüütide juht, see taktitundeline, armastusväärne inimene, kes ei tee kunagi ülearuseid liigutusi ega salli ka seda, kui meie neid teeme. Tema juhendamisel arendame edukalt kontrolli keha üle. Nende harjutuste kaudu olen juba saavutanud selle, et oskan juhtida arengutasemele vastavat loovat jõudu, teadlikkuse jõudu, keha erinevatesse piirkondadesse, jäsemetesse ja organitesse. Nende harjutuste tagajärjel on kogu keha muutunud valvsaks ja nii elavaks, et tunnetan seda terviklikult, nii nagu tunnetasin enne ainult oma suud seest poolt. Õpin ka tasahilju ja mitte ainult teadlikult valitsema, vaid ka täpselt tunnetama kõiki oma siseorganeid. Näiteks suudan ma kontrollida oma südame tegevust. Ma pean ainult kehas keskenduma sellesse kohta, kus asub see jõud
mis meid hingama sunnib. Kui hingame kogu õhu kopsust täiesti välja ja sisse enam ei hinga, sunnib miski meid taas sisse hingama. See surve on nii tugev, et me lihtsalt peame sisse hingama. Seda, mis sunnib meid sisse hingama, on raskem määratleda kui seda, mis seda ei tee. Sest nina see ei ole. Nina ei hinga tegelikult ju üldse, vaid on lihtsalt auk, mille kaudu saab õhku sisse hingata. Samamoodi ei ole need ka kopsud, sest inimene saab väga hästi tunnetada, et needki on ainult vahendid hingamisprotsessis. Lõpuks saame me aru, et see jõud, mis meid sisse hingama sunnib, asub südamekambri naabruses ja juhib sealt meie hingamist. Kui kujutan ennast sellesse kohta, siis saan mõttejõul kiirendada või aeglustada südame tegevust. Seega saan seda kontrollida. Samamoodi võin vähehaaval sundida enda kontrolli alla ka kõik ülejäänud elundid. On täiesti imetlusväärne sellisel tasandil oma keha kontrollida. Mentuptah on rahul ja naeratab mulle rõõmsalt, kui ta täna taas mind neofüütide seltskonnas näeb. Koos tehtud harjutuste järel küsin imalt. Ima, sa oled lubanud mulle uut keskendumisharjutust näidata. Kuule, ütleb ima, siiamaani oled sa harjutanud keskendumist üha aeglustuva, korrapärase hingamisega nii, et sina oled hinganud õhku sisse ja sina oled seda taas välja hinganud. Nüüdsest, kui istud keskenduma, harjutad teistmoodi. Sest niikaua, kui sina hingad sisse ja välja, oled sa samastunud oma kehaga. Aga kogu tõde seisneb selles, et sina ei hinga, vaid sinu keha. Keha elab, sest kõrgem ise, Jumal annab oma vaimu sellele. Me kõik elame ainult seetõttu, et meie materiaalne olemus hingab Jumala vaimu. Sina tead, et Jumal on ise sinus. Sinu keha hingab siis seda iset sinusse ning see elustab keha. Nii kaua kui usud, et sina hingad, oled teadlikkuses kehaga samastunud, aga mitte isega. Aga kui tunnetad teadlikkuses, et sinu keha hingab sisse sind ennast ja välja hingastes vabastab sind, siis võid kogeda seda suurt muutust, et persoonist, sinu elustatud kehast, saab ise. Harjuta siis nüüdsest hetkest nii, et sina ei hinga sisse ega välja, vaid lased kehal hingata sind sisse ja välja. Igal hingetõmbel peab sul olema tunne, et sina täidad sissehingamisel keha soovitud elustava jõuga ja keha hingab sind sisse ning välja hingamisel lahkud sina kehast ja jääd kehast eraldunuks ise järgmise hingetõmbeni. Kui sul see õnnestub, siis saad kogema midagi sarnast, mis toimub keha suremisel. Sest siis lahkud sa enda kehast ja su keha hingab sind viimast korda välja. Harjuta ja anna teada, mida oled saavutanud. Kui ima hakkab lahkuma, palun tal veel korraks jääda ja räägin, kuidas isa ja mina leidsime ja päästsime pisikese pook Harri. Ima, ütlesin, tahaksin poisi templisse tuua, et ka tema õpetus saaks. Tahad sa teda jälgida, milleks temal talenti on? Jah, hea meelega. Räägin neofüüdi kooli juhatajaga ja tema hakkab lapse eest hoolitsema. Siis võib ta templis koos teiste lastega elada ja õppida. Ei, ima, ütlen ma tahaksin poissi enda juures pidada. Temas on midagi, ta on ääretult armastusväärne ja hingelt puhas. Ma toon ta iga päev templisse ja õhtul lahkub ta siit koos minuga. Ma võtan ta homme kaasa. Järgmisel päeval tuleb poog Harr minuga koos templisse. Ta ei tea, kuhu ma teda viin, sest ta ei saa veel kõigest aru, mida me tal ütleme. Aga ta järgneb mulle kindlas usus, kõigega kohanenult ja rõõmsal ilmel. Ta on õnnelik,
et saab minu ja menuga kaasa tulla. Ma armastan Bo-Karri esimesest silmapilgust peale. Sellest hetkest, kui teda lainetes märkasin ning ka tema armastab mind. Temast on kohe näha, et ta on tõeliselt õnnelik siis, kui saab istuda minu juures, minu jalgade kõrval. Juhatan teda templis läbi pika sammaskoridori neofüütide kooli, kus andekaid lapsi õpetatakse. Bo-Karr ei taha minu käest lahti lasta. Mõistan tema kartust. Ta kardab, et ma jätan tema alatiseks siia. Kallistan teda ja seletan, et ta võib rahus maha jääda, sest õhtul tuleb ta koos minuga tagasi paleesse. Ta ei mõista mind, vaid jälgib mind kurbade tähelepanu äratavate silmadega, kuid kui ta aru saab, et ei jäta temaga hüvasti, ta rahuneb pisut ja jääb sinna maha. Õhtul, kui talle järgi lähen, märkan, et ta on ideaalselt teiste lastega sõõrunenud. Bo-Karr seletas parajasti midagi käte ja jalgadega ning ülejäänud lapsed kuulavad teda täiesti suure kiindumusega ning paistab, et saavad temast aru. Kui Bo-Karr mind märkab, löövad ta silmad rõõmust särama. Ta jookseb minu juurde ning hüppab mulle kaela. Olen selle üle tõeliselt õnnelik, et ta ennast nii koduselt ja vabalt tunneb. Sellest ajast alates läheme igal hommikul kolmekesi templi suunas, mina, Menu ja Bo-Karr. Nii kulub nädalaid ja kuid ning väike Bo-Karr õpib meie keele nii kähku selgeks ning oskab täiesti oivaliselt selles ennast väljendada. Varahommikul osaleb ta Menuptahi juhendamisel toimuvatel kehaharjutustel. Tema keha on silmi pibestavalt vitaalne, tema närvide tundlikkus aga eriti suur. Ta teeb harjutusi täie teadlikkuse ja sügava andumusega ning näitab oma sünnipärast annet fantastiliselt keha valitseda. Imale meeldib ta väga ning ima toimetab temaga nii tihti, kui tal see võimalik on. See üksik laps, kes on kaotanud kõik oma omaksed, armastab imat kogu südamest nagu oma parimat venda. Ta on tänulik iga talle öeldud armastava heast sõna eest. Templis olid koolijuhatajad juba tähele pannud, et Bo-Karril on vähem annet teaduste valdkonnas, aga seda enam oli tal annet joonistamisel ja voolimisel. Nii oligi suur kunstnik Imhotep ta endale noorimaks õpipoisiks oma töötuppa võtnud. Imhotep ennustas talle selles valdkonnas suurt tulevikku. Igal õhtul ootab Bo-Karr mind templitrepil ning teel koju räägib ta mulle, mis juhtunud on, mida ta on õppinud ja mida kogenud koos lastega. Kui Bo-Karr ei oleks Menu südamesse nii tugevalt kinnistunud, oleks Menu ennast nüüd solvatuna tundnud, sest temal ei olnud varasemal ajal luba minuga kodudel juttu rääkida, et minu mõtteid mitte segada. Aga nüüd saab väike poiss lobiseda terve tee. Aga ta peab seda iseenesest nii loomulikuks, et luban väikesele poisile seda, mida ma temale ei lubanud.